tere tulemast tagasi. Täna on reede, 22. mai ja viimane soojendustreening enne homset 10 kilomeetri võistlust, mis toimub Raplas ja kus ma lähen püüdma uut rekordit. Eelmine kord oli 11. aprill Haapsalus 10 kilomeetrit, kus ma jooksin siis 36.57. Enne võistlust ütlesin, et tahan joosta alla 38. Nii et seekord lähen natuke julgemalt peale ja ütlen, et tahan joosta alla 36, et siis oleks mida püüda ka. Täna midagi erilist ei tee, mõned kiired liigutused, mõned minutilised võistlustempo jooksud ja siis koju puhkama. Üks päev enne võistlust enam tugevaks ei saa. Vaat seda. Vaja on uusi tosse. Kas see on nagu see piir juba, kus peaks võtma uued või kannatab veel 100 kilomeetrit? Enam ei jooksegi tagasi või? Kuidas oli? Okei oli. Viimane oli natuke rohkem kui 90%. Mis pulss on? Pulss valetab. Mul pole vööd peal. Ranna pealt ütleb 120. 120 on mul niisama seistis võib-olla. 130, 140. Treenitud poiss. Seda on treenitud. Nüüd tuleb 3 korda 400 meetrit. No võib-olla natuke alla 400 meetri, sest pigem võiks olla 1 minut pikk see lõik ja tempo oleks siis sama nagu homme, loodetavasti 3.35. Aga ilmselt tulevad natuke kiiremad praegu. Kõigest 400 meetrit ikkagi. Homme peab 10 kilomeetrit järjest hoidma seda. Läheb see Itaalia sound taha ja siis ma ei tea, mis rütmis Itaalia sound on. Minu reisprep. Üks päev enne võistlust. Pasta, bolognese. Just lõpetasin jalgade siledaks ajamise. Heitud laua. Aga kui rattas on aero, siis jooksus peab ka aero olema. Äkki paar vatti võidab. Praegu on korralikud jooksutrennid olnud iga nädal ja 11. aprill sai joostud 36.57, nii et natukene pean kindlasti kiiremini jooksma, aga tegelikult tahaks alla 36 saada. Kuidas see välja kukub, ei oska öelda. Rahvast on homme julmalt. Isegi mõned semud on kohal. Hendrik, mul vend jookseb. Robert tuleb minuga. Poisse on palju ja on kellega koos joosta, ütleme nii. Ja lähme seda 36 jahtima. Ma söön ka vahepeal. Ob der Baumeister schon wieder? Ja, der ist noch, aber nicht von mir. Irgendwer muss bauen. Dankeschön. Ja, Böts, gehen wir. Den holen wir jetzt. Weiß, tot! Õhtune prep on väga lihtne. Ei midagi sportlikku. Või tegelikult on isegi. Näppudele on sportlik. Poisid praegu siin surevad, Austria semud. Ühesõnaga jaa, õhtusöök on söödud. Natuke näksime magusat veel ja siis puhkame ära. Homme on tähtis päev.
rekordite päev. Võtan teid kaasa nii palju, kui ma ise filmitud saan. Kaameramees siin ju leidis endale paremaid tegemusi. Käes on võistluspäev. Tähtis on hommikul palju süüa. Okei, mitte liiga palju. Muidu ei jaksa joosta, aga ma söön siis putru, moosiga, võiku ka ja natukese aja pärast, kui võistlusele lähemale, teen mingi banaani ja hakkan mingit spordijooki lürpima. Ja ka midagi muud ei olegi. Paneme asjad valmis ja natuke jääb veel aega, siis hakkame startima juba Rapla poole ja väike värin on sees juba. Ei ole, tegelikult ei ole veel. See tuleb siuke tund aega enne starti. Okei. Ja tisu! Võtame selle Rapla jooksu siis kokku. Kõik läks plaanipäraselt hommikust saadik. Hommikusöök oli õigeaegne, ei söönud liiga palju, liiga vähe. Ma arvan, et seal läks kõik hästi. Võistlustele jõudsin kohale normaalsel ajal, kuskil mingit kiirustamist ei olnud, soojendus läks hästi. Võtsin enne starti oma keeli, jõin spordijooki, natuke Coca-Colat. Läksin starti, stardis oli tunne hea. Stardipauk käis, algus läks hästi, ma arvan, et alguses oli tunne päris hea. Läksin kindlasti natuke liiga kiiresti välja, sellest sain ma suht kiiresti aru, aga ma ei tõmmanud tagasi. Ma millegipärast arvasin, et äkki ma olen nii heas seisus, et ma suudan selle tempoga joosta, mida ma ei suutnud. Ja sellest sain ma aru umbes 2,5-3 kilomeetri ajal, kui tuli lihtsalt sein vastu. Tempo kukkus julmalt, täielik nagu error tekkis. 3. kilomeeter kuni 7 või kuni 7,5 oli lihtsalt elus püsimine nii-öelda. Ma nagu seisin võrreldes sellega, kuidas teised jooksid, kõik lihtsalt tulid must mööda. Siis tuli 7,5 kilomeetri peal, ma arvan, tuli keegi must mööda. Ma vaatasin, et kurat, et ma suudan veel alla 40 minuti äkki ära joosta, kui ma nüüd 4:00 tempoga nagu suudan lõpuni hoida. Ja see, kes must mööda tuli, jooksiski täpselt 4:00 tempoga ja võtsin talle sappa tuulde. Proovisin lihtsalt kuidagi kinni hoida. Ja kuidagi sain natuke paremini rütmi sisse tagasi. Ja siis enne viimast kilomeetrit vaatasin veel, et okei, pean nagu viimase kilomeetri mingi, ma ei tea, kas 3:40 või mis iganes see oli, et pean jooksma, et alla 40 saada. Ja see tundus päris raske nagu. Kuidagi ma sain hakkama, kuidagi tuli see aeg alla 40 minuti, mis nagu eelmist aastat vaadates see alla 40 minuti oli nagu okei. Aga kaugel sellest, mida ma tegelikult jooksma läksin, nii et täielik läbikukkumine. Ma arvan, et neid asju, miks see valesti läks, võis olla mitu, aga peamised, mis ma ikkagi tagantjärgi ise olen välja mõelnud, on see, et treeningmaht oli päris kõva ja ilmselt keha ei olnud nagu piisavalt värske selliseks tugevaks pingutuseks. Ja teine asi, mis ilmselt oli ka peamine, oli ikkagi see, et ma alustasin liiga kiiresti. Laktaat, pulss, kõik olid nagu nii punases, et keha lihtsalt ütles ei, see oli liiga palju ja nüüd me karistame sind. Ma sain päris korralikult karistada. Aga ma arvan, et isegi sellisest võistlusest õpid rohkem kui võistlusest, mis hästi välja tuleb. Sest kui hästi välja tuleb, siis ei ole ju väga midagi nagu õppida, et kui läks hästi, väga hea, järgmine kord samamoodi. Aga sellise võistluse puhul on õige palju neid asju, mille peale mõelda ja mida järgmine kord mitte korrata. Nii et kindlasti tuleb hoida seda tempot algusest peale, mida sa nagu treenid ja mida sa jooksma lähed. Et see 10 sekundit kilomeetri kohta võib päris kõvasti kätte maksta. Et nii palju sellest Rapla võistlusest, korralik kogemus, korralikult valus, aga seda oli kindlasti vaja. Jooksuvõistlus oli tegelikult päris palju aega tagasi juba, 2 nädalat, kui täpne olla. Ja ma ei ole päris kaua siin pildis sotsiaalmeedias olnud. Ja see oli sellepärast, et pärast jooksuvõistlust paar päeva hiljem ma jäin haigeks. Ei olnud mingi selline haigus, et ma nüüd oleks ainult pikali maas lamanud. Ma olin enam-vähem aktiivne, trenni küll ei teinud, aga mulle tundus, et see on selline kiire külmetus, mis iganes, läheb ruttu üle, saan tagasi oma asjade juurde minna. Aga ei, see oli selline väga rõve, kergelt haige, no mitte väga kergelt, aga
pigem kergelt haige kui nagu väga raskelt haige. Aga samas see ei läinud nagu ei paremaks, ei halvemaks, kogu aeg sama tunne, aga trenni teha ei saa. Ja võib-olla natuke veel häälest kuulda, ma pole veel täiesti 100% fit. Paar päeva nüüd, eile ja täna käisin ratas sõitmas, esimesed trennid pärast haigust. Eile oli siuke nii ja naa tunne, täna oli juba natuke parem. Nii et ma loodan, et paari päeva pärast tulen nagu korralikult tagasi. Saan ka millalgi jälle tugevaid trenne teha. Et selle haigestumisega ma absoluutselt ei arvestanud. 5-6 ettevalmistused Ironmaniks on nüüd nagu 10 päeva nagu naksti kadunud. Ja ma loodan, et see oli ainuke tagasilöök selle projekti vältel, et nüüd siit edasi ikka ainult terve ja loodetavasti selliseid tagasilööke ei tule. Aga haigus haiguseks, mis seal ikka, neid tuleb ette. Pigem paha asi selle võrres oli see, et 2 päeva tagasi pidime poistega Austriasse juba sõitma rattalaagrisse. Nii et täna oleks juba teine päev Austrias olnud. See on natuke paha, aga jällegi pole midagi teha. Nüüd ei olegi muud, kui proovin vaikselt tagasi lainele tulla ja eks siis näeme rohkem juba trennides ka ja vaatame, kuidas see seis pärast haigust on. Nüüd siin vahepeal, mis haiguse ajal toimunud on või midagi uut. Väga palju midagi uut ei ole. Üks päris äge asi tegelikult oli. Näitan ka teile kohe. Skoorisin endale sellised vägevad asjad. Oakley prillid, Velo Kato. Ongi siis, ma eeldan nime järgi Velo Kato, ehk siis nagu rattasõiduks mõeldud. Ülimalt mugavad, klaas on lai, ehk siis kui sa seal pähe paned, põhimõtteliselt ei saa aru, et sul nagu prill peas on, sa ei näe neid ääri, raami ääri. Aga tõesti kindlasti mu uued lemmikprillid rattasõiduks, päris mingi jooksma või mingit sellist pallimängu nende prillidega ilmselt tegema ei lähe, natuke on suured ja võib-olla ei ole nii hästi pea küljes kinni, kui on mingi encoder või radar. Aga rattasõiduks väga top notch. Midagi head ka siia haiguse sisse. Selle jutuga ma selle vlogiga lõpetan. Järgmine vlog kindlasti tuleb tipustopini vlog. Seda ma juba ootan. 13-14 juuni, kui ma ei eksi kuupäevadega. Jooksen ma 2 aastat järjest WRC Rally Estonia tiimiga tipustopini ehk siis Haanjast Piritale. Ja eelmine aasta oli mega, jooksuvorm mul väga hea siis ei olnud, oli põras kannatamine, aga loodetavasti kui ma siit haigusest taastun ja ikkagi tagasi vormi saan, siis tuleb see jooksuvärk järgmine nädalavahetus natuke lihtsamalt. Jooksen teise auto 9. vahetust, vaid jooksen siis teise auto 4. vahetust, ehk siis nagu 2 auto peale kokku 9. ehk siis eelviimast vahetust. Sellest tuleb juba eraldi vlog, kus te ka kõike näete ja praeguseks panna on vaja.